1. novembril toimub Fotografiskas tervise ja teadliku elu konverents, mille avateemaks siis saab olema kehataju ehk siis kehatajupäev. Ja minu kõrval on siin istumas üks kehatajupäeva lektoritest ehk Helle Tõntson. Tere tulemast, Helle! Tere! Mõtlesin nii, et mina tean küll väga hästi, kes sa oled või kus sa toimetad ja väga pean lugu sinu podcastist ja olen sealt ilmatuma palju kasulikku informatsiooni saanud, aga võib-olla see ei ole nii, et täna kõik, kes meid kuulavad, võib-olla nemad nii täpselt ei tea. Ehk et siis minu esimene küsimus olekski, kes on Helle? See on väga suur ja lai küsimus. Helle... millega ma igapäevaselt tegelen, on see, et ma olen selline, ma kutsun ennast täna somaatiliseks, funktsionaalseks tervise arengutreeneriks. Ehk siis ma toetan inimesi nende tervise teekonnal, aga mitte lihtsalt sellega, et maga rohkem ja söö tervislikumalt, vaid kuidas tegelikult siis lähtuda sellest, mida su keha päriselt vajab, nii biokeemiliselt, aga ka kuidas töötada kehaga nii, et ta tuleks kõikide nende muutustega kaasa. Siis tihtipeale võib olla nii, et ma ju tahan tervislikumalt toituda, aga ma millegipärast seda ei tee või teen seda lühiajaliselt või et ma tahan luua muutust oma töös, aga ma millegipärast seda ei tee. Ma tahaks olla vähem närviline, aga ma ei suuda. Et kõik sellised, et need tahaksid, jõuaksid tegelikult päriselt keha tasandil siis muutusesse. Aga selle jaoks on vaja ka seda, et kehal oleks üldse ressurssi neid muutusi teha. Kas ma võin küsida, et milline see teekond on nagu olnud, et mis on inspireerinud üldse nagu selles suunas liikuma või miks inimese keha on sinu jaoks nagu, kas see on mingi enda selline lugu või tavaliselt on? Tavaliselt on, jaa. Minu puhul ka. Ma olen hästi tervisekauge inimene olnud ja hästi kehakauge inimene. Et kui keegi ikkagist kunagi küsis mu käest, et kuidas sa ennast tunned või mis su kehas toimub, siis täielik valge leht. Ja tervist ma toetasin ainult siis, kui, ma ei tea, kehakaal hakkas tõusma ja siis tuli natuke rohkem trenni teha ja paremini süüa. Et see muutus, seal oli hästi palju tegelikult erinevaid selliseid sümptomaatikaid, miks siis nagu keha või elu suunas mind kogu aeg järjest ise rohkem endaga tegelema. Aga ma arvan, et suurim koht oli see, kui ma olin selleks hetkeks juba füüsiliselt siis trenni teinud mitu aastat niimoodi, et pilateses teadlikult on ju tegelenud oma seljavalu vähendamisega. Aga siis sellel hetkel ma olin rase, ma olin 5. kuud rase ja ma kogesin ärevushoogu. Ja see oli siis hetk, kus ma istusin oma voodil ja hoidsin kätega oma kõhust kinni ja mõtlesin täitsa lõpp. Mul on sees beebi ja ta kasvab mu sees ja mina ei oska absoluutselt mitte midagi teha praegu, et ennast siit välja tuua ja mille pärast ma üldse olen sellises kohas täiesti mõttetud mingid tööteemad, mis pole tegelikult elus nagu selles mõttes absoluutselt olulised, et see vääriks seda, mida minu beebi minu sees praegu tunneb või mida minu keha praegu tunneb. Ja sealt, ma arvan, käis hästi suur switch ära ja siis ma hakkasin lihtsalt erinevaid asju uurima ja tegelikult ma ei jõudnud üldse selliste vaimsete teemadeni ennem, et mind kogu aeg psühholoogia on huvitanud. Inimpsühholoogias on lihtsalt nii põnev, aga sellel hetkel ma hakkasin uurima, et või avastasin tegelikult nii-öelda, mitte et oleks juhuseid, aga ma juhuslikult siis avastasin, et oi, mingi mikrobioom on meil ja see mõjutab meie vaimset tervist, on ju, ja siis kuidas meie veresuhkur mõjutab seda, kuidas me ennast päeva jooksul tunneme. Mingid sellised asjad, mis võib-olla osade jaoks on väga baasteadmised, et näiteks see, et kui ma ei ole pikalt söönud, et ma tunnen nõrkust või muutun selliseks vihaseks ja nagu ei ole nagu päris mina ise. Et need asjad ei peaks tegelikult minuga kaasas käima. Ma nagu ma ütlesin, ma olen nii tervisekauge ja enda kauge olnud, et kõik sellised asjad, nagu mida mina siis hakkasin õppima, oli minu jaoks kogu aeg selline tunne, aga miks keegi sellest ei räägi. Ja siis mida rohkem ma sinna maailma sisse läksin, seda rohkem ma avastasin ja siis sellepärast ma selle podcastiga tegin, et siis keegi räägiks nendel teemadel. Aga ma arvan, et see kehaga ühendus
see tuli tegelikult nagu palju hiljem ja see on hästi kihiti tulnud ja me võime sellest täna, ma arvan, veel rääkida. Mis on üldse kehataju? Kuidas sina seda nagu koged? Ma arvan, et see on nagu iga asi on skaalal ja kehataju võib mõne jaoks võibki olla see, et ta üldse hakkab märkama, mis ta kehas toimub. Et mida, kas et tal mingis olukorras on siin pinge või kõhus hakkab keerama või mingid seedesümptomid võivad ka olla keha tajumine, on ju. Aga see, mida rohkem sealt edasi minna, tegelikult see kehataju võib olla hästi sügav, hästi ilus. Täna ma ütleks, et mina olen jõudnud võib-olla sellisesse kohta, kus jah, nagu sümptomaatika ja emotsioonide märkamine kehas on hästi selline lihtne mu jaoks, aga täna ma võib-olla oskan vahet teha ka ärevusel, elevusel, hirmul ja sellisel põnevusel, et lihtsalt nagu hirm selles mõttes, mis seisab sul ees ja hirm, mis lihtsalt vajab nagu, mis on selline tagant tõukav jõud, on ju. Ja võib-olla selline tasand on täna minu jaoks kohale jõudnud, kus ma päriselt saan aru ka see, et mida minu hing tahab, mida minu süda tahab. Et tihtipeale mul on kogu aeg olnud nii, et kas mu mõistus otsustab või nagu mina otsustan ikkagist nagu minu sisetunne ja selline nagu sisetaju. Ja võib-olla on siin veel kihte, mis see kehataju tegelikult on, aga ma seda enda kogemuselt ma saan öelda, et see on skaala ja siis mida rohkem seal edasi liikuda ja keha tundma õppida, kehaga ühendust luua, seda armastama õppida, sest mina olen sündinud selliste sõrmedega, on ju. Et see tähendab seda, et ma ei ole ilmselgelt olnud fänn oma kehal. Aga jõuda sellisesse kohta, kus on hästi sügav austus, usaldus, see on väga ilus koht, kus olla ja kõik need sammud siia on tegelikult hästi väikesed olnud, et ei ole olnud nagu, et nüüd sellel, ma ei tea, retriidil või sellel mingis kohas nüüd muutus kõik, et see on hästi nagu mõnus teekond olnud ja lihtsalt olles täna siin, kus ma olen juba, ma võin öelda, et see on nii ilus koht, kus olla, mitte lihtsalt see, et sa nagu tajud, mis sümptomeid su keha annab sulle, aga et sul on ka usaldus nende sümptomite vastu. Ja selline, ma arvan, et see on nagu see ilus kehataju koht, nagu kuhu tegelikult kõik võiksid jõuda. Kas ma saan aru, et nagu siis mingis mõttes kehataju täna sinu jaoks ongi nagu drive'iv jõud võib-olla läbivalt kogu sinu tegemistes või kuidagi, et kas see on see, millest sa lähtud? Ja täna on niimoodi, et kui ma tunnen, et ma olen mingisuguse rongi peal jälle või kui ma tunnen, et ma ei saa aru tegelikult, mida ma tahan, siis ainuke asi, mida ma teen, on see, et ma panen silmad kinni ja lihtsalt kuulan, mis mu kehas toimub. Kui mingisugune olukord mind käivitab, siis ma kuulan oma keha, see on hästi selline tänaseks juba hästi automaatne, et usaldada tegelikult seda, mis kehas toimub. Vanasti ma ei osanud absoluutselt kuulata, kui mu keha oli ka väsinud või ma olin arvutis istunud, ma ei tea, 2 tundi ja keha oli lihtsalt tegelikult nii ülestimuleeritud, et täna isegi selles väga tugevas tööflows on lihtne küsida vahepealt, mida keha tegelikult vajab. Mida see keha kuulamine sinu jaoks üldse nagu, et vahel nagu see tundub nii selline abstraktne nagu mõiste või et kus ma nüüd teda siis nagu kuulan või et nagu, mis see sinu jaoks tähendab, kas see on nagu mingite vaikuse hetkede võtmine või kuidas see, või see on mingi automaatne nagu protsess, mis sinu sees elab või kuidas see nagu käib sinu jaoks? Alguses on kindlasti keha kuulamine mehaaniline. Et see tegelikult tulebki lihtsalt praktiseerida. Mis mu kehas praegu toimub? Ma ei tea, kas mul on kuskil pinge, kas kuskil on soe külm, mis iganes on ja lihtsalt hästi mehaaniliselt kogu aeg küsida endalt seda küsimust. See on nagu see
ma arvan, et kui sa näiteks hambaniiti tahad kasutama hakata, siis alguses sa pead seda nagu tegema teatud nagu sellise nagu aatomharjumused meil õpetavad, on ju, see väga hea raamat, et sa pead selle siduma mingisuguse ankruga ja siis hoidma seda meeles ja tegema väga palju kordusi. Tegelikult on keha kuulamisega samamoodi, et algusest on hästi mehaaniline. Ja see võib võtta mõne jaoks vähe aega, mõne jaoks aastaid, kuni nad jõuavad sinna, et see on hästi automaatne. Et ongi niimoodi, et ma näiteks tulen siia ja ma tunnen, et okei, meil hakkab intervjuu, mul hakkab võib-olla selline nagu mõnus selline pinge kehasse tekkima. Et ma kohe tajun selle ära versus see, et mul on vaja võtta hetk, et seda üldse tajuda. Et aga see on jah, teekond. Ilus. hea kuulda. Kui me räägime laiemas pildis, siis kuidas sulle tundub, milline on inimeste kehataju? Milline on nende inimeste kehataju, kellega sa võib-olla üks-ühele kokku puutud või nii, või milline olukord on täna? Minule tundub see pigem võib-olla kesisem. Et me ei ole valdavalt kontaktis oma kehaga. Ja võib-olla, et on sul mingi mõte, miks see täna niimoodi on? Minu kogemus näitab ka, et me oleme kaugel. Ma ise ei olen olnud samamoodi. Me oleme oma kehast kaugel ja võib-olla on kohad, kus me märkame keha, on siis, kui keha karjub. Et mina kogu aeg räägin, et oma klientidele või oma kursustel, koolitustel, et me hakkaksime rohkem märkama neid sosinaid, et keha ei peaks üldse karjuma hakkama, sest keha ei oska muud moodi meiega rääkida kui tema istingute ja nii-öelda sümptomaatika keeles. Ja tihtipeale jah, nagu elus on, me hakkame muutusi tegema siis, kui on ülimalt ebamugav. Ja miks me võib-olla ei oska seda keha, neid sosinaid kuulata, ma ei tea, kuidas sinuga, aga minul ei ole keegi kunagi neid õpetanud ja keegi ei ole rääkinud, et võib-olla näiteks isegi nagu rääkides naiste menstratsioonist, siis keegi mulle kunagi ei öelnud, et sa võid niimoodi ka elada, et sul menstratsiooni ajal kõhti valuta. Et väga paljud sümptomaatikat, kuidas keha tegelikult kõvasti juba nagu räägib, võib-olla isegi karju, aga kõvasti räägib, on nagu normaalsus. Et sa oledki ju pärast lõunal väsinud ja nii edasi, et esiteks meil ei ole sellistest asjadest räägitud ja teiseks minu arust ühiskond on ka selline, kus kiidetakse hästi palju mõistust. Sa oled tubli, sest sa oled tark, sa suutsid selle ära teha, sa suutsid seda saavutada, aga mitte seda, kuivõrd hästi sa suutsid tegelikult ise ennast mõista, tulla korra enda sisse on ju suutlikkust oma emotsioonidega toime tulla, mitte neid alla suruda, aga et tegelikult me ei ole selliste asjade eest väiksena kiitus saanud, see ei ole see, kuidas meil koolis õpetatakse, et hästi selline jah, mõistuse poolt nagu driven ühiskond, ma arvan, on üks asi seal taga. Lisaks meie enda kõikide, ma arvan, vanemate oskamatus, sest nende ajal ammugi ei räägitud nendest asjadest. Sa oled täna ise ema. Kui palju sa ise täna räägid kehakeelt oma lastega? Teen endast parima, aga lapsed on ka parimad õpetajad. Ma just kuulasin ühte podcasti, kus üks mees, kes on hästi ka nagu palju keha ja somaatikaga tegelenud, siis ta ütles, et kõige parem õpetaja on see, kui sa saad 2 tütart ja mul on 2 tütart. Ja just selles mõttes, et kui nende emotsioonid tekitavad sinus suuri emotsioone, sa saad aru, et sinu sees on mingisugused asjad, mida sinul ei ole lubatud tunda või mida sa oled endas valeks teinud ja see on olnud teekond. Et mida rohkem ma ise endaga olen tegelenud, seda rohkem ma oskan lapsi toetada. Ja kindlasti ma seal algusaastatel tegin nagu kõike nagu valesti. Aga jaa, ma olen selles mõttes iga päev tegelikult ikkagist natukene uhke, kuidas nagu natukene läheb kogu aeg paremaks, et nemad õpiksid ka siis viha välja vihastama tervislikul viisil, et nad õpiksid, et on okei olla kurb, et nad juba nimetaksid mulle ära, kus kohas see kehas on see viha. Et üks päev just laps ütles, ta on nagu selline keerleb siin.
ta nagu keerleb siin, midagi siin keerleb ja siis üritas nagu leida sellele sõnu on ju, aga tihtipeale keha sümptomitel on ka raske sõnu leida. Aga just see, et laps üldse hakkaks mõtlema selles keeles on ju, et proovidagi üldse leida nendele sõnu, sest see sõnade leidmine juba mõtestab hästi palju lahti, et mis mu kehas siis toimub ja mida see võib mulle näidata. Ja see väga resoneerub, need väiksed, nagu sa ütled, et iga päev need võidud, et sa tunned, et sa funktsioneerid natuke paremini, konstruktiivsemalt. Ma küsin veel, et mis sa ütleksid inimesele, kes näiteks võib-olla, kelle jaoks kehataju ei ole võõras ja ta justkui on sellega kontaktis küll ja märkab neid väikseid sosinaid aga siiski mingil hetkel avastab, et endiselt ta on stressis või ärevuses või kuidagi üle töötanud või et kas see on nagu mingi lõputu ring või kuidagi, kuidas see lõpuks nagu laheneb, kas on lõpuks mingi päev, kus ei ela enam üle enda või kuidas sa seda näed? Ma arvan, et see on üks hästi levinud frustratsioon. Ma tean nii palju, ma olen nii palju käinud, ma ei tea, teraapias, igal pool, lugenud väga palju, kuulanud erinevaid podcast'e, küsinud endalt igasuguseid küsimusi, teinud igasuguseid praktikaid, aga ikka ma komistan nende samade mustrite otsa, kus ma ikka teen ületööd, ikka on ju vihastan olukordades, mida ma ratsionaalselt tean, et ei peaks mind vihastama ja olen ikka mingites suhetes, mis ei tee mind kuidagi õnnelikumaks, kus ma kogu aeg trigerdun, käivitun. Isegi kui ma olen nii palju nagu iseenda kallal nii-öelda tööd teinud ja vaeva näinud. Ja neid kohti tulebki elus väga palju. Ega see ei kao, see ei ole see, et me olemegi elu lõpuni nagu sellises plissolekus. Ikka neid asju, öeldakse, et meile antakse kogu aeg asju, mida me suudame kanda, on ju. Et siis mina ise ka olen märkanud, et mingid mustrid tulevad alati mingi uue külje alt üles, mida ennem võib-olla omast arust oled ära lahendanud juba, kes tuleb uue külje alt. Aga see on täiega võimalik nendest välja astuda. Aga see on ebamugav. Sest ajualateadvustele meeldib mugavus. Ja kui sa muutud, siis on ebamugav. Ka kehakaalu langetades näiteks on ju, kui langetada seda väga kiiresti, siis kehal on nii, see ei ole turvaline. Midagi praegu muutub nii palju, mul läheb selle muutuseks nii palju energiat. Ma hakkan seda takistama. Ja siis ta tõstab sul näljahormoonid taset ja nii edasi, aga kogu keha töötab nii. Et kui on liiga palju, liiga ebamugav ja sa tegelikult ei oska selle ebamugavusega toime tulla, et siis sealt ilmselt enamiku jaoks see nii-öelda takistus ette tuleb ka. Okei. Kui me räägime nüüd kehataju päevast, siis mis pani sind üldse ja ütlema? Või nagu, miks sa arvad, et sellised kokkutulemised on vajalikud? Mind pani ja ütlema sellepärast, et seal lauses oli sõna keha ja ma lihtsalt väga loodan, et meie ühiskond muutub rohkem kehakeskseks, et meie nagu kõik praktikad, meie lähenemised muutuvad rohkem kehakeskseks ja mulle lihtsalt väga meeldis see, et see päev ongi pühendatud kehale ja mis teine osa küsimusest oli? Ma võib-olla küsiks, et mul oli see küsimus, et miks sa ütlesid ja, on ju. Aga et ma küsiks võib-olla, et mis sa arvad, et mis inimesed saavad sellest päevast? Ma ise loodan, et kui ma rääkisin siin skaalast, siis ma loodan, et inimesed tegelikult sellest kehataju päevast, ühelt poolt nad saavad pühendada päeva enda keha mõistmisele, aga teisalt poolt, et seal on nii palju erinevaid ettekandeid, et ükskõik, kus sa täna sellel skaalal oled oma keha tajumises, oma kehaga koostöös, siis sa kas saad, niikuinii saad sealt praktilisi nippe, mida kohe kasutada, aga võib-olla selle perspektiivi ka, kuhu on võimalik liikuda.
et ma arvan, et see on hästi äge kogemus, mida saada. Et sa tegelikult näed, vau, nagu siin on nii palju sügavaid kihte, erinevaid kihte, et mida kõike nagu avastada ja kuhu jõuda, et ma loodan, et see päev annab selle. Millest sina kõneled sellel päeval? Ma ei taha nagu kogu seda teemat ära avada kuidagi üksipulgi, aga kui sa niimoodi paari lausega peaksid ütlema, et siis... Kui ma mõtlesin sellele, millest seal räägitakse, siis seal tegelikult räägitakse ju ka väga sügavatest protsessidest, väga sügavast tööst. Aga vaadates ringi ka, mis tegelikult inimeste tervises toimub, et kui palju neil üldse on ressurssi seda sügavat tööd teha. Et see tegelikult on ka üks koht, mis võib takistada. Et sa võid ju tahta tehagi muutust, ma rääkisin, muutus on hästi energiat nõudev meie närvisüsteemi, meie alateadvuse jaoks. Ja kui sul tegelikult ei ole ressurssi, sul lihtsalt ei ole füüsiliselt energiat, sinu kehas ei toimu süsteemid nii, et sa suudaksid tegelikult selles ebamugavuses istuda või mingit muutust luua sügavamal tasandil, siis see jääb ka lihtsalt katki. Ja mina räägingi sellest, et kuidas tegelikult väga lihtsalt luua siis enda kehasse ressurssi, et siis kõik need muutused, mida sa väga tahad, tuleks sinu keha jaoks kergemini. Mõnus. Ma tunnen, et kuidagi osa minust on juba seal ja kuidagi selline mõnus rahu ja uudishimu ja selline hea tunne valdab, et kõik võidame sellest koos loomisest ja olemisest seal. Ma arvan, et üks asi, kui inimene sinna tuleb, mida ta võiks kindlasti teha, on see, et tulla sinna mega suure uudishimuga. Et see uudishimu, ma arvan, kui sa oled ise uudishimulik, siis sa saad sealt palju vastuseid. Aitäh, Helle, ja kohtume 1. novembril.